Kõigepealt suur tänu konverentsi korraldajatele selle võimaluse eest teiega jagada sõnumit, oma südant ja ka omada seda au, et seda konverentsi sisse juhatada. See küsimus, keda, millest ja milleks on vaja päästa, on ju hästi lihtne ja ka hästi kergesti vastata. Päästa tuleb kõiki, päästa tuleb patust ja päästa tuleb igavesele elule Jumalas. Või nagu apostel Paulus ütles Rooma kirja 3. peatükis 23. salmis, siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Vanasti tõlgiti Jumala aust. Ja 1. Timotuse kirjas meile tuntud kirjakott 2. peatükk, 3.–4. salm. See on hea ja meeldib Jumala meie päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. Teine küsimus ka vastatud. Kõik inimesed. Ja 3. Apostelgude raamatu 4. peatükis teile tuttav kirjakoht, kus Peetrus suurkohtu ees ütleb, Jeesus on kivi, mille teie ehitajad olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse. Et pääste on ka olemas, ei ole ühtegi teist nime antud. Aga kõik on lihtne, nüüd võikski selle ettekande lõpetada. Kirjakohad te võite veel juurde otsida ja võite täiendada, rikkalikult leiame Uues Testamendis neid. Aga ometi see teema, et nagu on vaja uuesti mõtestada lahti seda sõnumit, neid põhitõdesi, see on ikkagi olnud. Ja ma alustaksin 2. sajandi lõpust ühe kirikuajalust tuntud mehega, Origenes. Ta esitab ühe niisuguse pildi, ta ütleb, et Jumal on nagu päike või ka Kristus on nagu päike, aga kogudus on nagu kuu. Ja kuuga on niimoodi, et kord on ta noor kuu, siis ta kasvab, siis ta on täiskuu, kus ta särab ja valgustab, nii et ööski võib rada leida. Ja siis tuleb aeg jälle, kus ta on nagu vananev kuu. Ja nüüd on juba siis 1800 aastat möödas Origenesest see pilt, mille ta tõi siiamaani ikka seda aega tsiteeritakse ja kirjeldatakse. Vahepeal on päris pime aeg ka. See on nagu kohutab natukene, et kus siis see kogudus sel ajal on. Aga läheksime oma vendluse ajalukku. Enne kui tulevikku minna, siis ajalukku. 1909. aasta Käina konverents. Käinas on suur tähtis konverents. Kas Käina kogudusest on täna siin kedagi? Ei ole. Hiiumalt on. Käina tuleb. Ja sellel konverentsil Jüri Mill, ta oli Pärnu 1. baptisti koguduse pastor, tolle aja vendluses nagu väga selline mõõtuandev mees, kes oli väga autoriteetne. Ja seoses sellega, et 25 aastat oli ka möödunud esimeste baptisti koguduste rajamisest ja väga palju head oli toimunud, liikmeskond oli kasvanud kuskile 3000-ni selleks ajaks 25 aastaga. Aga siiski vennad leidsid selle konverentsile, et midagi on viltu, midagi tuleks parandada. Ja ega nemad ju ei teadnud isegi seda, et 5 aasta pärast algab esimene maailmasõda ja tõelised raskused.
ja Mill toob seal mõned põhjused, ma nimetan neid ära ka. Esiteks, asi ei ole enam uudis. 25 aastast oli asi uudis, tähendab meie üritus oli uudis, aga nüüd enam ei ole uudis. Oleks nagu vananenud juba, käest kuidagi ära läinud. Teiseks, kogudused on leigeks saanud, unustati missionitöö ära ja see peab valvama. Patud ja langemised tulivad ette, pisut hapud aignad tegi kõik taigna hapuks. 1909 aasta. Kolmandaks, segased õpetused. Segased õpetused, kohe järgmine punkt teeb selgeks, kust need tulevad. Aga põhiliselt on kaks, et liiga palju õpetusi ja mingisugused segased alliansliikumised on tekkinud. Ja nagu seda värskust ja hind võtavad maa. Ja neljandaks, Jumalat ära salgav meel, mis ühte lugu kasvab ja võimust võtab ning tungib juba Jumala kogudussegi. See suur vabadus, usu ja trükivabadus. Selle läbi tehakse väga koledat Jumala riigi vastastööd. No siin selle koha peal ütleksime siis meediamaastek, mis meil siin on, väga koledat tööd tehakse. Sõbrad, kõik tuleb tuttav ette, et see kuu nagu on noor, ta kasvab, siis ta täiskuu särab, see koguduse kuu ja siis ta nagu hakkab tuhmuma ja tundub, et nüüd tuleb pime öö. No see ei ole tegelikult mingi uudis, et me elame Jumalale vaenulikus maailmas. Ja me oleme nagu mässuliselt territooriumil. Ma kasutan siin end Robert Võsu väljendusi, mis tema omale nagu väljendas. Ma kontrollisin, lugesin päris palju teoloogilist kirjandust läbi, et hämmastav oli see, et meie jaoks tollel vanavend, ta täpselt rihtis sealt karide vahelt läbi, mis üldse teoloogias selle koha peal saab olla. Nii et see tema sõnum, et me oleme mässulisel territooriumil ja kõik, kes mässavad Jumala vastu, on patused, kes elavad Jumalast mööda, on patused. Nad tuleb päästa ja see ainus pääse on Jumala arm. Jumal annab armu, võtab oma riiki vastu. Väga niisugune lihtne lähenemine. Aga meie ümber on ju väga palju neid, kes tahaks inimesi päästa. Me oleme nüüd ka sellega väga jutumärkides õnnistatud, et meil on hästi palju nõustajad ja kogemusnõustajad ja ma ei hakka kõiki nõustajaid üles lugema, sest äkki mõni solvub. Et ta on ka just vastu kvalifitseerunud nõustajal. Aga nõustajaid on nii palju, et aga milleks siis veel kogudus? Mis nõud siis nendele anda on? Ja see on omaette probleem, nii et vahest ma mõtlen niimoodi, et kes päästab meid päästjate eest, see on Eesti rahvale väga suur selline probleem kogu aeg olnud. Et kord tulevad päästjad idast, kord nad tulevad läänest ja kes meid päästab päästjate käest. Ja kes meid päästab siis nende nõustajate käest. Nüüd üks võtme küsimus, muidugi aeg ei luba süveneda, aga on patu küsimus. Selline lihtne patu definitsioon võiks olla, et patt on sõna, tegu või kavatsus, millega inimene teadlikult ja tahtlikult rikub asjade tõelise korra, mille Jumala armastav ettehooldus on seadnud. Me astume teadlikult Jumala korrast välja, Jumala tahte vastu. Või kirikuisa Augustinus ütles, patt on enese armastus kuni Jumala põlgamiseni välja. Et see enesetargus ja enese armastus läheb nii suureks, et Jumal on täiesti kõrvaline nähtus.
no mis on need patud siis, mida ikkagi ka meie ärkamise ajal nagu üks asi on patt, see fundamentaalne positsioon Jumala ees. Kas me liigume Jumalale lähemale või liigume Jumalast kaugemale. Et kui me oleme Jumala armu Jeesuses Kristuses vastu võtnud, on ju väga selge, et siis meil on nagu õige positsioon, me oleme Jumala riigis. Aga ometi me näeme üksikinimestena, ka kogudustena, kuidas on teatud nagu nihkumised meie elus või triivimised. Nii-öelda füüsika keeles tsentrifugaalne liikumine tsentrumist kõrvale, eemale ja tsentripetaalne liikumine siis tsentrumi suunas, Kristuse suunas. Ja selle tõttu me vajame ka pidevalt niisugust tähelepanelikkust, et kus me liigume, kus suunas me liigume. Ja selline esimene väga suur vabastav sõnum ärkamise ajal, see on huvitav jälgida, et millest siis inimesed vabanesid, mis oli see pääste nende jaoks nii praktilises mõttes, viina joomine, tubaka põletamine, vargused, pettused, kõlvatu elu, seda võiks edasi loetleda. Siis kultuuriline keskkond muutub, linnakogudused hakkavad tugevnema ja lihtsalt põhjusel mitte, et linnainimesed oleks väga usklikuks hakanud, vaid lihtsalt maainimesed tulid linna. Ja põgenesid selle raske ja vaevalise töö ja elu eest, mis oli maal. Ja kõik need Läänemaa ja need alad olid ka üle rahvastatud, nii et need talud ei suutnud ka suuri peresid toita. Ja nii tuli siis linna minna. Aga linnas olid siis uued niisugused proovikivid tolle aja kohta. Ja seal tekkis see küsimus, et mis on ühist usklikul maailmaga. No nii. Sealt hakkasid tulema siis sellised teemad nagu tantsupeod, kino, romaanid, teater. Mis on usklikul koguduse liikmel tegemist niisuguse asjaga. Veel minu nooruses tähendas see, et sa oled usklik, et oli võimatu, et sa oled ka ooperilaulja. Või sa laulad igasuguseid osasi, Jumala vallatud osasi ja kõike seda. See juba meie põlvkonnas mitmed siin istuvad, minu põlvkonna inimesed siin ja see läheb areneb edasi, see hirm maailmaga samastumise ees, nii-öelda sellise patuse elulaadi ees, see kutsub esile reaktsiooni valede, soengute, naiste ehete, seeliku pikkuse ja kõige selle suhtes. Nii et kogudus püüdis nagu selliste meie jaoks täna sekundaarsete, teisejärguliste tunnuste järgi nagu määratleda, mis on see patune maailm, millest tuleks pääseda ja luua sellist selgelt vastukultuuri ja kõike sellega seonduvat. Muidugi juba tol ajal, see on siis 60. aastad, ka 70. aastad mingil määral, meie põlvkonnal tundus see ka naeruväärseda. Et kui keegi väga idealiseerib neid aegu, siis siin ei ole midagi idealiseerida. Vaid tajusime nagu seda, et selle põhiteemaga ei tegeleta. Vaid tegeldakse millegi muuga koguduses, mingite tunnustega, intentsioon. See suunitlus oli võib-olla aus ja õige, et kuidagi Jumalale meelepärast elu praktiseerida. Aga see meelsus, see muutus selliseks kriitiliseks, kasumeelseks ja ahistavaks ja see ei olnud enam evangeelium. Ja ärge mõelge, et meil täna neid ohte ei ole. Et kui nüüd järgnevad õpitoad tulevad siin homme ja arutluse ringid ja kuulake lahtiste kõrvadega, et neid ohte me peame vältima. See võib ka väga ootamatust küljest tulla, mis lööb kohe usu rahva lausa lõhki. COVID-19 ma rohkem
eks ole, ei räägi. Korraga toredad usuõed, vennad, mitte 2, vaid 3, 4, 5 leeri, kõik sõdivad, mingid jama ajavad. Ja evangeelium, see Kristuse sõnum, vabastav sõnum tegelikult on kuhugi nagu ära ununenud. Et igal ajastul on need proovikivid. Ja see oleks üks teema, mida tasuks nagu ka vahest arutada ja mõelda selle üle. Sest ühest küljest ju on öeldud nii, et Kristus tahab meid ka lunastada meie tühistest eluviisidest. Aga mis see tähendab? Nii et taas oleme selle tsentripedaalse ja tsentrifugaalse liikumise nagu platvormile. Kuhu poole sina täna liigud? Kas tsentrumi poole, Kristuse poole oma kogudusega või ajate mingit teist asja? Tahate äkki Jumala riiki Eesti maal rajada? Hulluks läinud või? Siin ta ei tule, Jeruusalemmas võib-olla, aga siin Kartuli vabariigis ja on, kui me armu saame ja kuidagi pääseb ikka. No andke andes, kui ma utreerin, võib-olla nendes asjades ka ülerinna sõnu ei maksa ka ütelda. Aga samal konverentsil käinas siis 1909 Andres Tettermann ütles nii, et ta mõtles kõigil neile, kes tundusid siis, et triivivad kuhugi mujale. Kui neil selleks luba on vabalt maha rebida, neil, kes siis vabalt rebivad maha kõike, siis on ka meil luba ehitada. Neile julgesti vastu hakata, milleks meie igaüks kohustatud oleme. Ja kui see konverents annab meile neil 2 päeval julgust seista usus Kristuses, siis see on juba suur võit. Väike kogudus ja suur maailm. Ka on väga lihtne. Jeesus ütleb oma jüngritele, teie olete maasool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe peal. Kõigepealt tuleb panna sisemised väärtused, meie suhe Jumalaga, see on see soolasus ja siis suhted avalikkusega. Et see on sama kehtib ka sotsiaalmeedias. Et kui sul ei ole midagi öelda, siis ei maksa seal midagi ette võtta ega rääkima hakata. Ja Käina konverentsi nagu lõppjäreldused 2 järeldust. Ja üks on sellepärast tähtis, et otsustati, et tuleb ikkagi selles olukorras, kus kuu paistab kahanevat, tuleb rohkem piiblit uurida. Ja seal juba kumasid esimesed piiblikoolid ja 20. aastal ka seminari loomine, mille järgmisel aastal me tähistame siis mitmendat aastapäeva, 100. aastapäeva. Et sealt sai impulsid, me peame Jumala sõnasse sügavamalt tungima. Ja teine isikliku palveelu kogudustes nagu rohkem esile tõstma. Meie sõnum, vennad ja õed, on nii, et tõesti kellegi muu sees ei ole päästet kui Jeesuse Kristusel. Sõnum. Teist nime ei ole taevaga maa peal, kes võiks päästa. Ja ei ole ka kellegi teise sees sellist vabadust tõusta ja edasi liikuda kui Jeesuses Kristuses. Kui Johann Gottfried Herder 1770. aastal, see on siis nagu valgustuse, inimmõistuse liikumise tipus, ütleb, et inimesed on loodu esimesed vabastatud. Die ersten freigelassenen der Schöpfung. Muidu käib inglise keeles, ma kasutan ka eesõigust saksa keelt kasutada. Et me oleme tõesti esimesed vabastatud. Siis meie siin täna võime koos Paulusega öeldud Rooma kirja 6. peatükk 22. salm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust
ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. Sõbrad, meid on päästetud igavese väärtusega elule Jeesuse Kristuse läbi. Ja ma tahaksin eriti noorele põlvkonnale ütelda, see on noor kuu, mille all me elame. Meie vendlus on selles faasis, mitte vananeva kuu faasis, vaid noore kuu faasis. Ja seda aega tuleb tarvitada. Siis tuleb täiskuu, siis tuleb ka teile see vananemisaeg. Meie vanemad seda ei karda, sest me teame, et igaviku hommikul kohtume kõik. Jumal õnnistab meid.